Tere õhtust! Mina olen Reelika Runnel, töötan Kliimaministeeriumis ja olen Eesti riikliku tuumaenergia töörühma koordinaator. Ehk siis see inimene, kes on vastutav selle töörühma raporti kokkukirjutamise eest ja selle valitsusse viimise eest. Enda taustast, et ma ei ole tuumainsener ega tuumafüüsik, mul on keskkonnakaitsealane magistrikraad ja lisaks siis diplom kiirguskaitses ja kiirgusepidemioloogias. Ja lisaks sellele siis ka veel nii-öelda hobikorras omandatud majandusteaduste haridus. Ehk siis selline paras hunt kriimsilm. Et Eestis nimetan ma ennast pigem nii-öelda tuumabürokraadiks. Ehk siis olen üle 15 aasta tegelenud kiirguse valdkonna õigusloome ja riikliku poliitika kujundamisega ja et siis ka läbinud nii-öelda siis vastavaid koolitusi ÜRO ja Euroopa Komisjoni poolt siis erinevates riikides. Ja olen ka siis ÜRO tuumaenergia teemadel üheks lektoriks. Ühe faktivea lükkaksin tegelikult küll kohe ümber Madise ettekandest. Nimelt seda, mis puudutab tuumarajatistes toimunud intsidente. Selle kohta on väga ranged reeglid ja intsidendiks loetakse ka seda, kui tuumajaamas kontoritöötaja lõikab paberiga endale kätte, ehk siis see on paberilõikehaav. Ka sellest tuleb teatada ja see läheb nii-öelda seal tööõnnetusena kirja ja et seetõttu öeldakse, et, et tuumarajatised on ühed nii-öelda ohutumad kohad, kus töötada. Kõikidest nii-öelda tehnilistest viperustest, mis ka absoluutselt ei puuduta seda tuumajaama nii-öelda tuumaohutuse seisukohast, nendest tuleb siiski teavitada Rahvusvahelist Aatomienergia Agentuuri, kellel on siis intsidentide keskus, kes omakorda siis seda infot edastab kõikidele liikmesriikide kontaktpunktidele. Meil selleks on Keskkonnaameti kliimakiirgusosakond, kellele see info jookseb ja kes siis mingitest sündmustest siis vastavalt teavitavad. Et niisamuti on seirevõrgustik üle maailma, et mis siis informeerib ka reaalajas mingitest leketest, et on nagu kõigil see info olemas. Aga et minu ülesanne siin riigi esindajana ei ole osaleda debatis poolt või vastu, vaid esitada teile siis lihtsalt ülevaade riigipoolsetest tegevustest ja et rõhutada seda, et riigi poolt toimub siis töörühmas selle teema analüüsimine siis faktipõhiselt. Ja et tuumaenergia kasutuselevõtt ühes sellises riigis, nagu on Eesti, kus ei ole varasemat tuumaenergia kasutamise kogemist, tuumajaama käitamiskogemust, et nõuab kõigepealt riigilt teatavaid eeltingimusi. Et kui nüüd riik soovib ikkagi tuumaenergiat kasutama hakata, on vaja selleks 3 asja. Et meil on vaja pädevat asutust, ehk siis tuumaregulaatorit, kes tegeleb tuumaohutusalase järelevalve, loastamisega, nõuete väljatöötamisega. On vaja vastavat õigusraamistikku ehk siis tuumaseadust, et mille raames siis selle tegevuse reguleerimine toimub ja on vaja siis pädevaid inimesi, kes seal regulaatoris ja teistes riigiasutustes töötaks, niisamuti ka siis tuumaelektrijaamas. Ja et selleks, et siis nüüd täpsemalt analüüsida, et mis siis riigil tuumaenergia kasutamiseks vaja läheb, kaua see aega võtab, milliseid ressursse nõuab, et loodi 2021 aasta kevadel Vabariigi Valitsuse poolt ministeeriumite ülene tuumaenergia töörühm, et kus siis nüüd siis ministeeriumite liitmise, lahutamise tulemusena hetkel on siis 11 erinevast Eesti riigiasutusest siis esindajad.
ja et on siis tegemist kõrgetasemeliste esindajatega siis kantsleri, asekantsleri tasandil, et neil oleks omakorda siis võimu kaasata oma vastavaid allasutusi. Et 2022 aasta septembri lõpus valmis ka siis töörühmal oma tegevusest selline vaheülevaade, mis andis siis sellise üldisema nii-öelda taustapildi ja et hetkeolukorra ülevaate. Aga selle töörühma üldiseks eesmärgiks on siis kujundada siis seisukohad tuumaenergia kasutusele võtmise võimaluste kohta Eestis ja esitada oma järeldused siis lõppraporti näol aasta lõpuks, käesoleva aasta lõpuks Vabariigi Valitsusele ja seejärel Riigikogule. Aga et üldiselt, et tuumaenergia kasutuselevõttu saab ÜRO rahvusvahelise aatomienergia agentuuri nii-öelda jaotuse kohaselt tagada tinglikult 3 etapiks. Et esimene etapp on siis tuumaenergia programmi algatamise eelsed kaalutlused. Teine siis on juba konkreetne tegevus, et hanked tuumajaama nii-öelda rajamiseks ja projektiarendustegevused. Ja kolmas on siis juba nii-öelda siis lõpufaas, kus siis valmistutakse tuumajaama käitamiseks, et tööle hakkamiseks, et jaam on juba valmis. Eesti on hetkel alles siis selles esimeses etapis, ehk siis meie alles riigina kaalume, kas see energialiik võiks olla meie jaoks sobiv lahendus. Et see on siis jah, et peale 2030. aastat. Aastaks 2030 on meil riik teadupärast või vastu võtnud otsuse, et arendada nii-öelda taastuvenergia projekte, et katta siis 100% nii-öelda siis taastuvenergiaga meie elektri siis tarbimise vajadus. Aga et kuna kliimaeesmärgid tuleb saavutada siis laiemalt, et 2050 aasta vaates, et siis, et kas siis pärast seda, et võiks olla tuumaenergial meie riigi energiaportfellis ka oma roll. Nüüd ennem, kui töörühm esitab oma selle lõpparuande aasta lõpus Vabariigi Valitsusele, siis oktoobri lõpus tulevad Eestisse ÜRO rahvusvahelise aatomienergia agentuuri ehk siis IAEA eksperdid ja siis vaatavad üle tuumaenergia töörühma poolse tegevuse, et kas töörühm on kõiki tuumaenergia kasutusele võtmiseks vajalikke küsimusi analüüsinud piisava põhjalikkusega selleks, et riik saaks aru, et mida endast siis tuumaenergia kasutusele võtt tähendab ja kas ollakse valmis siis selleks pühendumiseks. Ja et aasta lõpus siis Vabariigi Valitsus saab selle tuumaenergia töörühma lõpparuande juba koos ÜRO ekspertide tagasisidega. Vabariigi Valitsusest liigub see edasi otsuse tegemiseks Riigikokku, sest et tuumaenergia kasutuselevõtt on pikaajaline tegevus, eriti riigis, et kus puudub see varasem raamistik ja kogemus. Ja et iga uus valitsus ei vaataks seda otsust jälle ümber, et teeme ei tee, et siis tuleb see otsus valideerida siis rahvaesindajate poolt, ehk siis meil siis Riigikogus. Kui nüüd Riigikogu leiab eeldatavasti 2024. aasta siis esimese poolaasta jooksul, et hetkel ei ole aeg siis Eestis tuumaenergia küsimuse üle otsustamiseks küps, et võib-olla et hetkel et siis saame enda energiajulgeoleku ja kliimaeesmärgid täita teistmoodi, siis tuumaenergia töörühm oma tegevuse lõpetab ja et need analüüsid, mis siis said tehtud, et jäävad siis ootama oma aega. Sest hetkel tõesti, et ei ole ju esmakordselt Eestis tuumaenergia ambitsioon, aga et varasemalt ei olnud seda küsimust analüüsitud sellise põhjalikkusega, et seekord on riik ikkagi väga tõsiselt selle küsimuse ette võtnud. Kui nüüd aga tuleb positiivne otsus,
Et siis järgnevad kõik need ettevalmistavad tegevused siis riigi poolt, et õigusraamistiku väljatöötamine, siis tuumaregulaatori loomine, kes hakkab järelevalve ja loastamisega tegelema, laialdasem siis pädevuste arendamine ja ka tegelikult siis asukoha valiku küsimuse ja tehnoloogia valiku küsimuse lahendamised. Et riigi vaatest näeme, et arvestades seda pikaajalist ettevalmistusaega, mida tuumaenergia kasutuselevõtt nõuab, et siis võiks olla realistlik rääkida Eestis tuumaenergiast 2035 või 2035 pluss ajaskaalas. Nüüd siin on välja toodud siis loetelu erinevatest teemadest, et mida siis riik praegu analüüsimas on ja mis siis selles tuumaenergia töörühma raportis ka kajastust leiavad. Et need on siis ette antud sellesama ÜRO Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt, et on siis selline teekaart tuumaenergia kasutusele võtmiseks, mis näeb ette siis vähemalt 19 teemapunkti läbi analüüsimist. Ja et just nendes punktides siis ka oktoobris toimuval Aatomienergia Agentuuri siis ekspertmissioonil, et siis meid hinnatakse. Et üks oluline aspekt on asukoht. Ja et veel ennem, kui riik ennast sellele tuumaenergiale pühendab, et ütleb ka Aatomienergia Agentuur, et peab olema selge, et kas üldse teoreetiliselt riigi geoloogilised tingimused võimaldaksid kuskile tuumaelektrijaama rajamist. Et see küsimus peab olema vastatud ennem, kui riik siis ennast sellele energialiigile pühendab. Ja et selle küsimusele vastuse saamiseks loodi 2022. aasta alguses tuumaenergia töörühma juurde ruumiplaneerimise all töörühm, kuhu siis kuulusid erinevate ka huvigruppide juba esindajad. Et meil oli kaasatud Eesti Linnade ja Valdade Liit, et sest see uuring puudutas konkreetselt Eesti omavalitsusi ja oli ka kaasatud Keskkonnaühenduste Koda, et Madis Vasser oli meil selle alltöörühma liige. Et niisamuti siis olid meil eksperdid erinevatest Eesti riigiasutustest ja ministeeriumitest, et kellel siis selle teemaga puutumust oli. Ja alltöörühma ülesandeks oli siis panna siis kokku lähteülesanne, et mille alusel siis viidi Eestis selline esmane asukohtade kaardistus läbi. Ja seda tehti siis jällegi ÜRO Aatomienergia Agentuuri standardite kohaselt ja et kui oli siin kriitika, et see ei olnud piisavalt põhjalik mingites küsimustes, siis just nimelt oligi see põhjus, et meil ei olnud hetkel veel põhjust või vajadust, et kõiki asju detailselt veel vaadata, sest et esiteks see meil ei ole tehtud tehnoloogia valik, lisaks sellele, et üleüldse seda põhimõttelist otsust ei ole. Aga et väga detailsed uuringud eeldavad ka väga konkreetset tehnoloogia valikut ja et nagu Madis oma ettekandes mainis, et olid ju ka riiklikus uuringus olid tõesti need ka alternatiivsed tuumatehnoloogiad seal valikukriteeriumis sees, nii nimetatud 4. põlvkonna reaktorid, et mis veel, mille osas veel selle valmiduses ei ole jah, et väga palju infot. Ja et lisaks, et kui oli ka mainitud, et riiklikult nõuab see tuumaenergia taristu ja raamistiku väljaehitamine raha, et siis ei soovi me ka riigina praegu panna ilma selle poliitilise otsuseta maksumaksja raha väga detailsete uuringute alla, et milleks võib-olla ei ole vajadust. Et eesmärk oli saada vastus küsimusele, kas on võimalik kuskile rajada, arvestades geoloogilisi tingimusi, sotsiaalmajanduslikke mõjusid, et selles osas, mille osas meil praegu infot saime võtta ja tuginedes nendele andmetele, mis meil on olemas.
ja et siin ongi see sama kaart, et mida ka Madis näitas, et milles siis selgus, et tegelikult jah, et geoloogilisi tingimusi vaadates on 16 piirkonda. Mitte jah, et algselt oli neid 16, et hiljem siis Kaitseministeeriumi poolt üks ala riigikaitselistel kaalutlustel välistati, oli Paldiski, et kus juba on nii-öelda see piisavalt selliseid riigikaitselisi nii-öelda rajatisi, et soovitati, et kui meil on alternatiive, mida meil on, et vaadata muid piirkondi, et 15 piirkonnale siis tehti sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs, et kus siis oli jah, et järelduseks, et regionaalarengu ja majandusarengu ja nii-öelda selle regionaalse ebavõrdsuse vähendamise vaatest oleks soovitatav edasi nii-öelda kaaluda, et siis nende asukohtade leidmist 4 piirkonnas, üks Lääne-Eestis siis Varbla piirkond, et need nimetused, ma ütlen, et on tinglikud, sest nad läbivad mitmeid omavalitsusi, et konsultant lihtsalt pidi tegema mingisuguse ja et siis idarannikul Loksa, Kunda ja Toila piirkond. Toila piirkond meie uuringus oli kõige suurem ja tegelikult läbis 5 omavalitsust. Aga et nimetus Toila siis on lihtsalt tinglikult. Et tegemist ei olnud siis riiklikus uuringus asukoha valikuga, vaid vastuse saamisega nii-öelda põhimõttelise küsimusele, et kas üldse on võimalik kuskil kaaluda tuumaelektrijaama rajamist ja on meil mingeid piirkondi, kuhu võiks nii-öelda detailsemalt siis järgmises etapis sisse vaadata. Aga et kuna ka Aatomienergia Agentuur rõhutab, et varajase kommunikatsiooni tähtsust, et nii nagu kui meil oli juba algusest peale, et kaasatud siis linnade, valdade liidu esindaja töörühma, et toimus ka siis kohalike omavalitsuse juhtide selle uuringu eeltutvustus, ennem kui me läksime sellega meediasse, et oli pressikonverents, et ennem seda siis oli tutvustus omavalitsuse esindajatele, et nad ei peaks sellest lugema lehest, et nende omavalitsus on sattunud sinna kaardile. Ja toimus siis ka uuringu avaldamise järgselt aprillis siis ka ettekanne linnade valdade päevadel, et kus ka siis oli veel nagu laialdasemalt siis omavalitsuste esindajatel võimalik siis esitada küsimusi ja tutvuda lähemalt selle uuringuga. Ja maikuus oli siis selle uuringu tutvustamiseks meil ka Eesti turnee 5 erinevas kohas, et kus siis said tulla siis kohalikud elanikud küsima siis uuringu läbiviijatelt, riigi esindajatelt siis selle uuringu kohta siis täpsemaid tagamaid ja kus sai siis nagu ka selgitatud just nimelt seda, et Eestis ei ole veel seda otsust tuumajaama rajamiseks, ei ole ka tehtud nii-öelda seda asukoha valikut ja et rääkida siis täpsemalt, et mis nurga alt ja mis võtmes siis nende omavalitsus seal nii-öelda siis uuringu nii-öelda valimisse sattus. Et siin ongi pildid, et on Varblas oli väga menukas üritus, et seal, et kui mujal nii-öelda idarannikul võib-olla olid nii-öelda tänu Fermi Energia tegevusele inimesed juba selle ideega tuttavad, et siis Varbla inimestele tuli see jah, et väga suure üllatusena. Aga arutelu oli väga nii-öelda sisukas ja selle võrra rohkem oli siis inimestel ka huvi selle teema vastu. Et toimusid meil ka siis Kiviõlis, Loksal, Kundas ja Tallinnas need arutelud, et Tallinna piirkonna arutelu, see kutse läks ka Viimsi elanikele, et kohaliku omavalitsuse kaudu siis seda infot levitati ja et oli ka meil ametlikud pressiteated, et need toimuvad ja et see tutvustus on ka Kliimaministeeriumi kodulehel tuumaenergia töörühma seal alamrubriigis järelvaadatav, et selle Tallinna ja Tallinna lähiümbruse piirkonnale tehtud tutvustuse me ka siis salvestasime videosse ja laadisime ülesse. Et oli seal inimestel võimalus nii veebiüleselt kui koha peal siis osaleda küsimusi esitada.
et jah, et see turnee siis meil maikuus oli. Nüüd, kui rääkida laiemalt, et sellest tuumaenergia töörühmaga seotud sellest kommunikatsioonist ja kaasamistegevustest, et siis oma kommunikatsioonistrateegia saime me kätte alles eelmise aasta sügisel, et see on siis, me oleme siis aastakese selle järgi toimetanud. Ja et selle koostamiseks, et kõigepealt viidi läbi ekspertide siht- ja fookusgruppidega intervjuud. Ja et oli siis 8 eksperti erinevatest valdkondadest, kellelt siis seda kommunikatsioonistrateegia koostamiseks sisendit küsiti. Et on ka Madis siin kenasti pildil, et see oli siis Eesti Rohelise Liikumise poolt siis kommunikatsioonistrateegiasse meil sisendi andjaks. Ja et oma edasistes tegevustes siis olemegi lähtunud sealt nendest fookus- ja sihtgruppidest. Et seetõttu just nimelt, et ongi, et ka et need teatud piirkonnad, et kus on see teema teravamalt üleval ja on ka osad siis sihtgrupid, et kes siis välja tulid, et sellest uuringust, et kellele on vaja rohkem infot ja et oli ka see, et mis valdkondades infot mingid sihtrühmad ootavad. Kaardistati ka kommunikatsiooni need väljakutsed, et mis tuumaenergia puhul olid ootuspärased, et kui teiste energialiikide puhul, et suudavad inimesed võtta, läheneda asjale väga ratsionaalselt, emotsioonivabalt, et siis tuumaenergia puhul lähenetakse pigem emotsionaalselt kui faktipõhiselt või ratsionaalselt. Et töörühma eesmärk on siis ka, et mitte üles kerida neid emotsioone, vaid ikkagi esitada seda faktipõhisust. Inimesteni püüame jõuda siis erinevaid kanaleid pidi, et tuumaenergiaga kipub tegelikult olema mitte see, et infot on liiga vähe, vaid et see, et infot on just väga palju ja et inimestel on tihtipeale tegelikult keeruline enda jaoks üles leida seda ühte infokildu, mida nad otsivad. Et nendest töörühma aruannetest ja tegevustest, et oleme siis proovinud anda sellist lihtsas keeles infot oma töörühma siis veebilehel, mis on siis Kliimaministeeriumi veebilehe alamrubriigis, kus on ka siis kõik need detailsemad ülevaated, aruanded üleval, kõik kohtumiste protokollid, et meil see töörühma tegevus on avalik. Kliimaministeeriumi Facebooki lehel pressiteadete kaudu oleme teinud ka mõned pressikonverentsid ja et siis on olnud uudisklippe meil siis televisioonis, raadioesinemisi ja et ka temaatilisi artikleid aeg-ajalt. Konverentsidel, avalikel aruteludel oleme alati hea meelega ka osalenud, et kui meid on esinema kutsutud, et riigivaadet siis tutvustama. Ja et avalikkusele on siis oli eelmisel aastal tuumaenergia infopäev novembris ja on samasugune üritus tulemas ka selle aasta novembri lõpus. Et selle täpsemad detailid on veel praegu paika panemisel, aga et kindlasti selle siis kommunikatsioon erinevates kanalites tuleb ja et selle ürituse eesmärgiks siis ongi ka, et anda siis avalikkusele selline tervikülevaade siis või nagu kokkuvõte sellest töörühma tegevusest ennem kui selle raportiga liigutakse valitsusse ja sealt edasi Riigikokku. Ja rääkida siis natukene ka nendest Aatomienergia Agentuuri missiooni tulemustest. Et sellest missioonist ka, et tuleb veel eraldi pressiüritus ja et anname juba teada varem, aga seal novembri lõpus toimunud üritusel on siis inimestel võimalus siis riigi esindajate käest siis küsida talle huvipakkuvaid küsimusi selle protsessi kohta. Üks oluline
meede, mida me kasutame siis inimeste nii-öelda selle murekohtade kaardistamiseks on meelsusuuringud, mida töörühm viib läbi 2 korda aastas. Et järgmine meelsusuuring on meil kavas novembrikuus, et loodetavasti siis seal novembri lõpus toimuval avalikul üritusel saame ka siis jagada neid värskeid uuringu tulemusi. Praegu töörühmapoolne, et viimane uuring toimus meil aprillikuus, mille tulemused siis tulid mais. Et selle kohaselt siis oli 60% Eesti elanikkonnast tuumaenergia poolt. Et see toetusprotsent ongi meie uuringutes olnud siis kuskil 59-st kõige madalamal ja kõige kõrgem oli ta Riigikantseleiga koostöös tehtud uuringus, oli käesoleva aasta veebruaris oli 75% oli selle uuringu kohaselt elanike toetus. Kõrgem kipub ta olema meesterahvaste ja kõrgharidusega inimeste seas. Valdavalt on poolt siis nii-öelda meil Tallinna piirkonna ja Lääne-Eesti inimesed. Et natuke jah, et ütleme, madalam on ta naisterahvaste seas ja selle põhjuseid siis uuris ka meie kommunikatsioonipartner. Põhjus on selles, et tuumaenergiast kipuvad rääkima valdavalt keskealised meesterahvad. Ehk siis meil on see onu Heino probleem. Et on siis tegelikult ka paljudes riikides see väljakutse, et leida rohkem naisterahvaid, et sellel teemal kõnelema. Et see diskussioon jõuaks ja kõnetaks kõiki ühiskonna liikmeid, et ta ei oleks ainult keskealise meesterahva nägu. Ta põhisõnumid tuumaenergia töörühma poolt, mida me rõhutame, mida olen ka siin korduvalt juba maininud, on see, et meie ülesandeks on pakkuda siis parimat teadmist, mille põhjal riik saaks otsustada, kas tuumaenergial saab olla Eestis siis roll kliimaeesmärkide saavutamisel ja energiajulgeoleku tagamisel. Ja et selle otsuse langetamine on siis ühiskondlik otsus, mille üle hääletavad rahvaesindajad siis Riigikogus järgmisel aastal. Et meie ülesanne siis on jah, et esitada neile faktipõhine informatsioon selleks, et neil selle otsuse langetamiseks oleks vajalikud teadmised olemas. Nii, aitäh! Aitäh! Ma napsan kohe esimese küsimuse, et sul oli see 19 uuringuga slaid. Seal oli ka sidusrühmade kaasamine ja oli üks kellamärk seal. Mis see tähendab? Sest see tähendab, et see on nii-öelda jätkuv tegevus. Et need, millel on nii-öelda linnukesed juures, et neid teemasid on töörühm juba jõudnud analüüsida. Et tegelikult et see vajab natukene ka siin uuendamist see slaid. Et riikliku seisukoha peal on loomulikult küsimärk, et seda ütlevad siis meile valitsus ja Riigikogu, et mis riiklik seisukoht siis on. Aga need, kus on kellamärk, et seal et veel on nii-öelda need analüüsid käimas ja siis sidusrühmade kaasamine ja et see on tegelikult protsessi vältel selline pidev tegevus. See roheline ja pruunikas kell tähendavad siis seda, et või bees ma ei oskagi öelda, mis värvid on. Et roheline on nagu teil ajagraafikus ja see teist värvi kell siis on nagu ajast maha jäänud või? Ei, et ta ei ole selles, et need on jah, et need rohelised on jah, et millega tegelikult, mis on juba ja sinised ka, et kus on nii-öelda piisav see infomaterjalid olemas, et kollased on jah, et kus veel nii-öelda on see töörühma lõpliku seisukoha nii-öelda vormistamine veel pooleli, aga et aasta lõpuks peab see olema tehtud, et siin mõned asjad on juba tegelikult lõpet kaitsemeetmete analüüs näiteks, et tuli meil mõned nädalad, jah, et see jõudis meil augustis valmis, et selles osas on tegelikult ka roheline. Et siin, et nendesse värvidesse ei maksa nagu väga kinni jääda. Ja need sinised linnukesed,
kui ma ei eksi, on need uuringud, mis on algselt Fermi Energia tehtud, mida siis riik kasutab ja valideerib? Jaa, et osades uuringutes, et kui jällegi rahast rääkida, et kui meil on see öelda teadmine hetkel, et riigi eelistuseks on, et kui see tuumajaam tuleb, siis see rajatakse nii-öelda erasektori rahastusega, et sellest ei tule selline riiklik kohustus see ehituseks seda raha leida, et siis kasutame teatud analüüsides neid sisendandmeid nendest analüüsidest, mida on teinud Fermi Energia, aga töörühm siis vaatab selle üle ja omakorda vaatavad üle ka ÜRO Aatomienergia Agentuuri sõltumatud eksperdid, et need andmed siis valideeritakse ennem, kui need jõuavad raportisse. Aitäh! Tahaksin küsida, et no, Eestis on 2 radioaktiivsete jäätmete ladustamiskohta, eks ole, Sillamäel ja Paldiskis, et kas see kuidagi oli ka arvesse võetud selle töörühma raportis ja teine küsimus, et te ütlesite, et Eestis ei ole see esimene kord, kui tuumaenergia initsiatiiv üles kerkib, et mida nendest eelmistest kordadest õppida? Ma alustan sellest teisest küsimust, et mida meil on õppida. Et on tegelikult ju õpitud, et eelmistel kordadel, et tegelikult ju sellist laiapõhjalist diskussiooni ei toimunud, ega ka põhjalikku nii-öelda mõjuanalüüsi. Et läheneti sellise entusiasmi põhiselt, et kui oli plaan, et rajame Eestisse oma tuumajaama, et siis ju tegelikult oli selge, et sellist nii-öelda meie elektrivõrku sobivat tuumajaama meile soovitavas ajagraafikus ei ole. Ja et siis otsustati ühendada ju jõud Leeduga, et Eesti ja Läti plaanisid osaleda investorina Leedu Visaginase projektis, mis siis aga 2011 aasta siis vahetult pärast Fukushima õnnetust läbi viidud rahvahääletuse tagajärjel siis jäi katki. Et siis ei olnud nii-öelda riigi poolt nii-öelda päris hästi läbi mõeldud. Ja et nüüd on siis riik ikkagi sellest õppust võtnud ja täiesti tõsiselt kaalutakse kõiki neid küsimusi ja ka riske, et mis selle energialiigi kasutusele võtmine kaasa toob. Mis puudutab nüüd radioaktiivseid jäätmeid, siis Sillamäe jäätmehoidla on meil tegelikult juba pea 20 aastat saneeritud, korrastatud, toimub lihtsalt keskkonna seirealane tegevus seal ja seal olid siis ainult silmeti tootmisjääkidest siis tulnud looduslikud radioaktiivsed ained ehk siis kontsentratsioonis, et sinna muid jäätmeid ei ladustatud. Mis puudutab aktsiaseltsi Alara Paldiskis, et seal on riiklik radioaktiivsete jäätmete vahehoidla, kuhu siis kogutakse meil tööstuses ja meditsiinis tekkivad radioaktiivsed jäätmed, mille hetkel see jäätmevoog on päris väike, et on olnud viimastel aastatel alla 1 kuupmeetri aastas ja et tuumaprogrammi vaatest rääkides, et oleme vaadanud lihtsalt, et sealseid nii-öelda kompetentse võimekusi radioaktiivsete jäätmete valdkonnas, aga selge on see, et see rajatis ja ka sinna Paldiskisse planeeritav radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik, mis on siis vajalik nende tuumaallveelaeva õppereaktorite sektsioonide pikaajaliseks ohutuseks hoiustamiseks, et neid 2 asja nagu kokku panna ei saa. Et kui me räägime tuumajaamast, siis tuumajaama jäätmekäitlus on eraldi pool ja et see peab olema siis selle tuumajaama rajaja projekti üheks osaks, et millega ta siis arvestab, et kus need jäätmete ladustamine, käitlemine toimuks ja et peab olema see pikaajaline vaade ja ka siis nii-öelda rahastus sellele, et riigi kanda see ei jää. Et nüüd, kui rääkida otseselt Viimsi osas nüüd, et reaalselt siia rajamise võimalusest, siis kui me nüüd koos kogu Viimsi rahvaga arutame, siis
meil on probleemiks olnud juba see tiheasustus juba üks asi. Meil juba Muuga sadama ala juba on üheks ohutsooniks, et kui suur ohutsoon saab olema selle aatomieelektrijaamal ja praegu on meil ka veepuhastusjaam, mis toodab radoonijääke, et 10 aastat on ta nüüd ja üle selle juba töötanud, et nende jäätmete ladustamine on meil ka ees kuhugi, kui see praegu Paldiskis võib olla, aga et kuidas selle aatomieelektrijaama, ütleme, ohutsoon on? Eesti kontekstis me räägime nüüd ainult nendest väikereaktoritest. Et need sellised täiemahulise litsenseerimisprotsessi on neist läbinud mõned. Nüüd Ameerika Ühendriikide tuumaregulaatori NRC poolt on kinnitus, et NuScale'i reaktor, väikereaktor, mis ka oli üheks tuumaenergia töörühma poolt vaadatud reaktoriks asukoha valikul. Seal on kinnitatud, et see ohuala lõpeb seal, kus on tuumajaama see välisaia piir. Konservatiivses võtmes, et võiks ikkagi planeerida võib-olla mõne kilomeetri raadiuses seda ohuala, aga täpsemalt see selgub siis, kui on see tehnoloogia valik tehtud, et praegu seda öelda, et vaat, et see on nüüd sellel reaktoril siin ja tollel sealmaal, et seda hetkel on natukene ennatlik siin selle üle spekuleerida. Aga kindel on see, et kuna tegemist nad on väikereaktorid, nad on seal sisalduva selle tuumakütuse kogus on väiksem, osad neist on sellised maa alla paigutatud disainiga, et see on ikkagi väga väike ala, et mis sinna ohualasse jääb. Ja tiheasustusalad oli ka siis toodud meil riiklikus uuringus, et selle miinusmärgiga, ehk siis ta küll täielikult ei välista, aga et küsimus tekibki siis selles mõistlikkuses. Et nii samuti näiteks, et kas täiesti ilma asustuseta piirkondadesse on seda mõistlik kaaluda, et kuskil on see see tasakaalupunkt, aga et tiheasustusaladel on lihtsalt väga palju asjaolusid, millega tuleb täiendavalt arvestada, mis lõppkokkuvõttes ei pruugi olla majanduslikke keskkonna ja kõiki ohutusküsimusi mõistlik. Nii, tõmbaksin praegu sinu ette aasta kokku. Aplaus veel kord Reilikale, aitäh!